Peetson, aga on seal mänginud nii Pooro kui Lepistu ka, aga avavile on antud Harju Laagri staadionil. Ja läksime läbi jalgade, seetõttu iga vilistliku turril mööda paremat äärt on ohtlik võimalik palju hästi viia. Ainsalu lööb ja lööb 1-0. Ei läinud 10 minutitki. Mihkel Ainsalu. Ja Mihkel Ainsalu teeb seal veel ühe korraliku Cristiano Ronaldo tähistuse ka ja nagu mainitud sai, siis Mihkel Ainsalu selle tipuründaja koha peal on ennast õigustanud. Eelkõige ütleks jälle aktiivsemalt rünnakule minna, kui nüüd Vendel paneb peapalli vasakule roosnupule. Ainsalu on keskel ka, aga viimasel hetkel seal ka ilusa puutega võttis palli maha, Turd senderdus karistusalasse ja seal on Sakarljuka, aga ei saanud löögile. Nüüd uuesti Ainsalu veel saab kastijoonelt lüüa, aga siis midagi rõõmustavat ei ole, aga samas veel ei ole ka midagi katki. Kui nüüd Mavretic vaatame, kes paneb peale, aga sinna kui Larsen päris mitmel korral on üritanud just sellist modal cutbacki, kui nüüd näeme ka, et Roosnupul on jälle palju ruumi ja lükkab sinna taha löögi peale ka, aga ebaõnnestub. Ei leia Larsen kohe head varianti nüüd. Ainsalu ilusti seal, Sakarljuka paneb korraliku pommi peale. Ja pall temale ja Baturins teeb suurepärase. Saab palli, saab pöörama ka, lükkab paremal äär Torres. Tur küsib paremal äär Torres. Kaval, madal pall karistusalasse on seal pall ka ja Baturins teeb väga hea reaktsiooni tõrje. Oli siin arutlemist selle Baturins olukorrale, kui vaatame nüüd. Denko paneb peale päris hea löök, siit oli hästi näha kiiresti. Aga nüüd väga hea pall sinna ette Pihtile, vaatame, kas tuleb ja kui napilt. 2-0 ees on ja Levadia hetkel siin ka 1-0 ees on ja tuleb pikk out ette posti ja pall taaskord põrkab sealt. Ei ole kordagi käega mäng või midagi, läheb Tanel Üprus praegu varri ekraanilt kontrollima. Aha, selles Audi sisseviske olukorras, kus enne pall põrkus, kui ma arvasin, et see põrkus Laurist, siis selgelt põrkab see Rasmus Peetsoni käest ja Tanel Üprus annab penalti Harju Jotka Laagrile. Seisuga see ka viigipunkt Levadiat ei päästaks või ei muudaks midagi. Aga Harju Laagril võimalik seis viigistada. Kristjan Kriis ja Karl-Ande Valner. Ja lööb kindlalt Harju kapten selle palli sinna alla nurka. Valner liigub teise nurka ära ja siit kodumeeskonna läheb pidu lahti. Et võiks öelda, et tegelikult see teise poole esimest 10 minutit natukene sinna poole vähemasti oli lootust võrreldes avaima paremale äärele Sillamaale. Ja palli, kas Piht saab sealt? Piht läheb panna nüüd Kriis versus Tammike sealt. Hästi Kriis suudab jätkata. Reima omakorda Pihtile ja kas Piht saab palli ja kas tuleb siit praegu? Ei, Valner teeb väga hea tõrje. Maha, aga Levadia uuesti ehitab ja Robert Kirss vahetusest sekkunud mees ja tõstetakse hästi Kirsile ja Kirss saab lüüa ja Kirsil väga hea võimalus, aga ei saanud. Ja nüüd võtab Piht selle palli vahelt, vaatame, kas suudab ka joosta Tammikul eest ära. Piht üritab praegu siin ja läheb läbi. Ja Piht söödab keskele ja Kristjan Kriis lööb 91. minutil Harju Jotka Laagri 2-1 värava ja Joel, kas see on võiduvärav? Joel, kas see on võiduvärav ja kas see on sool praegu Levadia haavale? No, kui see on võiduvärav, siis milline värav ja meil on veel 4 minutit minna, aga taaskord Harju Laagri näitab oma sisu kogu see teine poolaeg, mis tegelikult neile on kuulunud suurel määral. Mängumees väljakule on tulnud, aga see väga palju siin hetkel vist ei muuda, kui paneb omale praegu Harju Jotka Laagri siin, aga 5 minutit on muidugi täis tiksunud, aga 2-2 ja olgugi, et see nagu kummagi jaoks justkui jällegi midagi ei muuda, aga tabeliseisus ei muuda jah, aga natuke demotiveeriv ehk on see võit, see magus võit siia hooaja lõppu. Aga ei, Tanel Üprus vilistab selle kohtumise lõppenuks FCI Levadia ja Harju Jotka Laagri jaoks. Tänavune hooaeg saab sellega läbi. Ja ootame siit Levadia poolelt ka asjaosalisega. Praegu on minu juures Harju Laagri peatreener Lauri Numano. Oli alles mäng, olite väga lähedal oma võidule. Paraku praegu tuli see viigipunkt, aga ma usun, et seega siia hooaja lõppu kodupubliku eest tiitlikaitse vastu on magus. Ja muidugi punkt on alati magus, kui enne mängu oleks võtnud punkti, siis pigem oleks nagu rahul olnud. Arvestas ka mängu käiku asju, muidugi siin võib-olla teised tulemused kõrval mõjutasid ka nende mängu natukene, aga lõpust on kahju ja mis seal ikka, jalgpall. Aga on üllatav ka mõnevõrra, et Levadia täna sellist mängupilti näitas, kuigi nagu sa ütlesid, eks nad said ka ju vaheajal selle Flora mängu tulemuse teada.
Ma arvan, et esimene poolega oli neil natuke teistsugune kui teine pooleg. Ma arvan, nende niisugune näljasus või meie näljasus käis sellest nagu üle ja me lõime piisavalt nagu häid olukordi, et võib-olla ka võit kätte saada. Ta kindlasti neid mõjutas, ma ei oska nendest rääkida. Aga nüüd, kui vaadata kogu hooaja peale, no ikkagi ma arvan, et te olete väga rahul. Tegite oma rekordpunktisumma, jäite liigasse püsima. Kuidas ise nüüd tagasi vaatad sellele kõigele? Positiivse pilguga muidugi, et meil on selgelt rohkem punkte, kui meil eelmine kord Premium liigas suhteliselt kindlalt püsima jäänud. 36 mängu, 36 punkti on suhteliselt ilus number, millega me sellel aastal jääme rahule ja siit liigume edasi järgmisel. Lauri, aitäh sulle ja edu uueks hooajaks. Aitäh! Nüüd saan mikrofoni edasi anda Levadia mängumehele Mihkel Ainsalule. Mihkel, see on valus hetk, ei oska kohe midagi küsida. Räägime kõigepealt mängust endast. Eks te vaheajal juba ilmselt saite ka Flora tulemuse teada. Mis peas toimus, kui raske oli leida motivatsiooni? Ei olnud üldse raske. Aga nüüd, kui kogu hooajale tagasi vaatad, mis sa arvad, mis need murdekohad või need otsustavad hetked teie jaoks sellel hooajal olid? Selles mõttes meil on väga punt, aga teatud momentidel võib-olla mitte nagu jalgpalli mängimiseks. Eks esimesed tugevad märgid olid juba veebruaris Hispaanias laagris olles, et siis oli kahjuks juba näha, et aga terve hooaeg on lihtsalt olnud mingite probleemide nii-öelda fiksimine ja muud midagi. Mika, aga kui natukene siin positiivselt leida, siis sinu enda isiklik mäng, eriti siin hooaja lõpus, tekkis tunne, et sa paneksid paar vooru veel edasi, et räägi, et sul natuke siin ju seda positsiooni ka muudeti, et kui rahul sa isiklikus mõttes oma asjadega oled? Selles mõttes väga raske kommenteerida, et pandi tipuründesse ja väravaid tuli ja muud ma ei oska selle kohta midagi öelda, et teine koht ja muud ei olegi. Mihkel, ma rohkem ei kiusa, aitäh sulle! Aitäh teile, kõik head! Ja kohe-kohe on jõumas minu juurde ka Levadia peatreener Kurro Torres. Kurro, here we go. Kurro, this must be a very difficult moment for you right now. You have been fighting for the title for the very last game. How are you processing this result right now? No, it's the best, but I think this game demonstrates our season, but I think we have a lot of opportunity for finish again today. After 1-2 mistake for them, this is like always. In this season, don't have control in this moment. I think this mistake for us is very complicated, but after always is the same. I think we play very good today. Only second half, some moments, difficult moments. But I think it's like this season for us, I think. You have been with Levadia for 3 years now. How do you see your future? But I don't know. I don't know, but in this moment I think we need to speak with club about this. Stay here very happy, but for me this season is very strong for my mentality, but this is football. Never you have you feeling the same, but the last season is very good. This season is very strong for team. Some moment, big moments or difficult moments for us, but always way up more strong. This thing I think is for the next season is the same. Kurro, thank you. Okay. Thank you.